Tere, kallid vaatajad! Oleme siis taas oma tervisesaadet siin tegemas. Ja praegu on selline hiline, väga-väga hiline suvi, septembri päevad. Aga meie siin lähme vaikselt oma selle tervisesaatega edasi ja uurime siis neid haigusi. Ja siis nüüd muidugi saate alguses ikka see vana hea hoiatus kõikidele, et ärge jääge kunagi lootma ainult alternatiivi peale. Et isegi kui te käite tavaarsti juures, ikka alati ju soovitatakse, et võtke teine arvamus. Ja eriti kui me kasutame mingit alternatiivmeetodit, siis igal juhul tasub seda kontrollida, kuidas see aitab. Sest nagu ma olen öelnud, alternatiivmeetodid on väga isikutundlikud. Ehk et üks ja sama asi, mis ütleme ühe inimese puhul toimib, ma pean silma siis nüüd tervendajat. Üks tervendaja teeb ühte asja ja see toimib temaga, näiteks ravib mingisuguse taimega. Ja läheb teine inimene ja temal puudub kontakt selle taime, kuidas öelda, vaimuga siis nii-öelda. Ja tema käest see taim ei toimi. See sõltub väga palju, kuidas ta oskab. Muidugi on taimede mõju on ka mingis mõttes selline täiesti objektiivne. Objektiivne siis selles mõttes, et välistab subjekti, aga see on, ütleme, niisugune väga kahtlane asi. Sest üldiselt on kõik nii-öelda objektiivsed mõjud on subjektiga seotud. Subjekt ja objekt on tegelikult üsna üks ja sama asi. Ja seetõttu, kui me valime sellise, need alternatiivmeetodid, need on rohkem subjekti poole kaldu. Ja ütleme siis, need tavaravimeetodid, need on rohkem objekti poole kaldu või objektiivsed. Ehk nad nagu välistavad selle haige enda, inimese välistavad. Aga nagu me teame, isegi füüsikast on teada, et katsekorraldaja on alati katse osa. See on kvantfüüsika selline igapäevatõde. Aga see on ka igapäevaelus meil niimoodi, et me ei saa maailma vaadata ilma, et me ennast sinna juurde arvestaks kui üht maailmaga võrdväärset osa. Me oleme üks osa sellest suurest, nimetame ta siis objektiks või subjektiks, vahet ei ole, kuidas me ta nimetame. Ta on igal juhul see üks tervik. Ja kui me tahame kuidagi jälgime, siis me peame alati võtma arvesse, et see, mida me näeme, see on pärit sellest, mida me näeme ja sellest, mis meie sees tuleb. Ja nüüd see, kuidas see siis nüüd nii-öelda on suhestatud, see on siis ka see ravimeetodi eripära. Mõni on rohkem subjektikeskne, teine on rohkem objektikeskne. Aga igal juhul on soovita vaadata mitmest külje pealt. Ja oluline tegelikult ongi, ka vaimse maailma ja haiguste vaimsete põhjuste vaatamine ongi nagu mõttekas selles mõttes, et me vaatame haigust mitme külje pealt korraga. Ja niimoodi me saame aru siis, miks ta toimib, miks ta meie sees üldse on. Haigus, nagu ma olen rääkinud, on alati mingisugune põhjus, miks ta meie juurde tuleb. Nii, aga nüüd on meil siis nüüd sissejuhatus enam-vähem tehtud ja ma arvan, et me võime nüüd minna siis nii-öelda haiguste juurde. Ja tänane esimene haigus, millega me tegeleme, on impetigo. See on nüüd selline nahahaigus, mis väljendub siis villides, nad tulevad eriti näkku. Ja eripärand on just see, et nendel villidel tuleb selline nagu meetaoline kollane sisu, mis moodustab sellised kollased koorikud talle peale. Ja tabab ta eriti selliseid inimesi, kes nagu ei taha väljendada enda reaktsioone sellele välisele, mis ikka teiste inimeste mingisugusele käitumisele nende suhtes. Tavaliselt on nad sellised, ütleme, nõrga tervisega ja suhteliselt elujõuetud inimesed. Ta ei pruugi olla elujõuetu nagu olemuslikult, aga ütleme, et ta surub ennast niivõrd alla, et ta on selline nagu kängur. Võib-olla selline, kui kujutate ette, selline stereotüübid on selline kõhetu kuju, võib-olla mingi arvuti fänn, kes on kõhetud, ta hoiab elust eemale, ta on hästi introvertne ja siis ta on nägu vilje täis, selline, ütleme, tüüpiline
ettekujutus sellisest eraldi hoidvast nagu friigist või nii-öelda. Ja eks noh, nagu ma olen rääkinud, nahahaigused, nahk on ju meil see ekraan, millele me projitseerime kogu oma selle sisemise, selle, mida me nagu alateadlikult tahame, et meist nähakse. Noh, näiteks kui on, noh, ma olen siin toonud ka näite psoriaasi, mitmel puhul olen toonud näiteks, kus psoriaas on nagu see karje, et vaadake, kuidas ma kannatan. Kui tegelikult ütleme nii, et ma teadlikult ei näita oma kannatust välja, aga ma tahan, et see kuidagi minu sellelt ekraanilt oleks nähtav teistele. Ja samamoodi on selle impetiigoga, et tegelikult see, need on need justkui nii-öelda meetaolised kollased koorikud. Mesi on, ega see ei ole ka juhus, et ta on meetaoline. Et see, mesi on nagu midagi niisugust tundlikku hästi, eks me ei taha oma tundeid välja näidata. Ja need siis tulevad nii-öelda naha pinnale justkui nagu ütlema. Noh, kui psoriaasi, üldse tegelikult teatud mõttes kõik sellised nahamoonutused muudavad ju inimese, noh, kuidas öelda, nagu natuke inetumaks. Noh, kui mul on nahk ville täis, on siis mingi mis iganes lööve või. Meil on selline sisemine eelsetting justkui. Noh, see ei ole teadlik loomulikult. Me ju saame aru, et kui inimesel on mingisugune häda, eks ju, tal on mingisugused nahalööbed, et noh, see ei tähenda, et see inimene on halb kuidagi. Aga instinktiivselt, kui inimesel on mingisugune, no üldse mis iganes nähtav haigus. Täpselt sama põhjus on ka see, miks me ei taha, miks pikki aega olid kõikvõimalikud puuetega inimesed olid ühiskonnast nagu välja tõrjutud. Ja see on sellepärast, et igasugune puue, mida me näeme teises inimeses, see tegelikult meenutab meile meie enda puudulikkust, mida me ei taha näha. Meie enda ebatäiuslikkust. Ja vot nende nahahaigustega on täpselt samamoodi, et nemad on üks viis, kuidas me, ütleme, leiame nagu iseendast ettekäände, mitte maailmaga suhelda. Nahahaigus on väga tihti on sellistel väga suletud, väga introvertsetel inimestel, kes tegelikult nagu tahavadki öelda maailma, et minge minema, ma ei taha teid, mine ära. Ja siis see nahahaigus nagu ütlebki seda, me ei ütle seda kõvasti välja, sest me saame mõistusega aru, et see ei ole ju päris mõistlik. Võib-olla ei ole ka praktiliselt meile kasulik. Aga vot siis nahahaigus ütleb, et mine minema, kole olen. Et selline, haigustel on tihti selline toetav mõju, ütleme. Toetav siis on siin muidugi jutumärkides, sellepärast, et ta tegelikult toetab meie põgenemist. Ja see on täpselt sama loogika, kas või tavaline gripp võtame. Tavaline gripp tihti peale päästab meid mingisugust ebameeldivast olukorrast töö juures näiteks. Et me oleme, oletame näiteks, me oleme mingisuguse, me ütleme, et homme on väga tähtis päev, me peame mingisuguse projekti välja käima, me kardame seda, ja siis hops, meil on gripp, me ei saa välja minna. Meil on justkui ettekääne, et see on nagu koolis popi panemine, homme on kontrolltöö, mul hakkab kõht valutada. See on väga sarnane asi, väga sarnane käitumine. See ei ole loomulikult teadlik käitumine, aga see on lihtsalt see, kuidas meie teadvus, meie psüühika, teadvus on siin vale öelda võib-olla, aga see isiksus, see psüühika, kes me oleme, kuidas me nii-öelda siin maailmas eksisteerime, see ei ole mitte see, kes me tegelikult oleme. Kuidas see nii-öelda saab oma tahtmist läbi. See on see viis, kuidas me oma maailma loome alateadlikult. Ja me muu hulgas loome ka läbi nende haiguste, selles mõttes, et jäädes mingisse tõppe, me saame justkui ettekäände olla maailmaga suhted, täpselt sellest suhtes, nagu me soovime seal olla. Sest see, mida me tegelikult kogu aeg päevast päeva loome, on suhe enda ja maailma vahel. See on nüüd, ma ei hakka siin praegu väga sügavale minema selles, et tegelikult on see ju kõik üks, eks ju, sest see suhte looja, suhe ja suhte partner, siis ütleme niimoodi, on ju tegelikult üks tervik, see on üks kolmainsus. Ja tegelikult sinnamaani me nii-öelda oma vaimses arengus tasapisi peamegi jõudma, et me seda kolmainsust tervikuna tunnetaksime. Me saaksime aru, et see on kõik üks tervik. See
subjekt, objekt ja ma ei tea, ma nimetan seda transpektiks ehk et siis see transcendentaalne aspekt selles kolmainsuses. No tuntud kolmainsusest oleks siis nagu püha vaimu rollis, et on isa kui põhjus, poeg kui tagajärg ja siis püha vaim, mis selle nii-öelda üheks tervikuks loob. Vot nii palju siis oleks nagu jutt impetigost. Ja teine teema, millest ma tahaksin siis täna nüüd kindlasti rääkida, mis kindlasti, aga tuleb lihtsalt tähestiku järjekorras ette, on impotentsus. See on nüüd väga laialt levinud probleem ja tal on erinevad väljendused. Noh, impotentsus tegelikult on üks kõige laiem mõiste või noh, mitte kõige laiem mõiste, ta on väga lai mõiste. Ta on selles mõttes, impotentsus tähendab potentsi puudumist. Ja potents, noh, me teame füüsikast, mis asi on potents, eks see on mingisugune nende energiatasemete vahe näiteks, mingi erinevus. Ja vot, kui me nüüd kõige laiemalt mõtestame läbi, mis asi on impotentsus, no see on siis see mehe potentsi puudumine naise suhtes. Tähendab, mees on naisele liiga lähedal. Tal potents tekib siis, kui mees kaugeneb naisest ja noh, teatud kauguseni see potents kasvab, eks ju, ja siis noh, kui ta liiga kaugel läheb, siis tal kaob üldse side ära. Ja siin on nüüd mitu aspekti on sellel, noh, ütleme nii, et impotentsus, noh, üks reegel on see, et nii nagu seksid, nii ka elad. Ehk et impotentne mees üldiselt ei ole ka väga teovõimekas mitte ühelgi muul alal ka. Tähendab, tema potentsiaal saata korda tegusid on kõige laiemas mõttes pärsitud. Ja reeglina see ei ole tegelikult üldse haigus või noh, ta ei ole nagu selles mõttes meditsiiniline probleem. Ta on tegelikult puhtalt psüühiline probleem reeglina. Ja noh, selle juured võivad olla väga sügav, väga tihti on näiteks sügaval lapsepõlves. Noh, näiteks, noh, ütleme, potents tekib sellest, kuidas mees eraldub emast. Mida kaugemale ma emast, no mitte mida kaugemale, lõpuks ma võin minna nii kaugele, noh, mul ei ole üldse enam seost mitte millegi. Aga ütleme nii, et poeg lapsel, kui ta on 7-aastane, no 7-aastane on see nii nimetatud oidipaaliga. Oidipaaliga tähendab seda, et laps soovib oma vastassoost vanemaga üheks saada või noh, siis me ütleme rahvakeeli vahekorras olla. See ei tähenda mitte seda seksuaalset vahekorda, aga vahekord oma olemuselt tähendab üheks saamist. Ja no tihtipeale lapsed väljendavadki seda lausa sooviga seksuaalsesse suhtesse astuda vastassoost vanematega ja siis vanem peab siis selle käigus nii-öelda noh, reageerima vastavalt, et noh, seletame ära, miks see ei sobi ja noh, kuidas see tema suureks saades, noh, see on mingisugune muu teema. Kindlasti ei tohi seal last nagu ära ehmatada. Tihtipeale on see, et noh, kui mul on endal näiteks tulnud siin 5-6 aastat, noh, mul on praegu 2 tütart, eks ju, kui nad olid 5-6 aastased, siis mõlemad tulid mu juurde jutuga, et me isi teeme lapsi. Ja noh, siis ma pidin seletama talle, kuidas, et noh, need asjad ei käi isade ja tütarde vahel, et ta saab kunagi suureks ja siis ta leiab endale mehe ja nii edasi. Aga tihtipeale isad või ka emad, kui poiss tuleb ütlema emale sellist juttu, ehmatavad ära. See tundub, issand jumal, mis see nüüd on, see on mingi pedofiilia. Või noh, täpsemalt see ei ole pedofiilia, aga inimene kardab oma pedofiilseid impulsse. Need on meil kõigil olemas, nii et ei maksa neist väga eemale hüpata. Meis kõigis on see mingisugune soov oma lapselikkusega taas üheks saada, on tegelikult olemas. Ja kui ta väändub, siis ta noh, nii-öelda mingitel väärarengute korral ta täiskasvanud meeste puhul eriti, noh, nad ei ole tegelikult täiskasvanud, nad on vaimselt jäänud lapseks ja siis võib see tekkida selline olukord, kus meie vaim tahab lastega väga lähedalt koos olla, aga meie täiskasvanu keha muudab selle nii-öelda täiskasvanu mõttes seksuaalseks ja siis tekib selline väärastunud pedofiilia. Aga need impulsid on meie sees kõikides olemas.
no vot, ja ühesõnaga poisslapsel näiteks tekib või noh, on seal 7-aastaselt on see soov emaga üheks saada. Tegelikult see on soov kõhtu tagasi minna sisuliselt sellesse turvalisse, kõike hoidvasse keskkonda. Aga nüüd isa roll sealjuures on öelda, et poiss, hoia sellest naisest eemale, see on minu naine. Ja see ähvardus sealjuures, no see on muidugi kõik sümboolne, eks, on see, et kui sa seda naist puudud, ma kastreerin su ära. Ehk ma võtan sul potentsi ära. Ja nüüd vaimne impotentsus võib põhimõtteliselt siis nüüd tekkida kahtepidi. Kas nüüd see, et poiss ei suuda või nagu tunnetabki, et isa nii-öelda teeb lapse nii maha, tema mehelikkuse, tema potentsiaali nii-öelda kastreerib vaimselt lapse lihtsalt nii ära. Et ta tulevikus ta ei julgegi üldse avalduda mitte mingil moel, sest tema läbikukkumishirm on nii suur. Ja see on nüüd see isa poolt läbi viidud kastratsioon vaimsel tasandil. Ja see väljendub selles, et ta tulevikus ei julge naistega tegelikult väga, ta on nii-öelda väga tagasihoidlik, ta on väga madala liibidoga. Ta kardab kohutavalt, et tal ei tule välja ja kuna see hirm on nii suur, tal tihtipeale ei tule ka välja, tal ei tule muud asjad ka välja, mitte ainult sugulised vahekorrad, vaid ka, mis iganes ettevõetud tööd, mis on tegelikult igasugune tegu on vahekord eluga. Ja kui me oleme kastreeritud vaimselt, siis me põhimõtteliselt oleme võimetud seda tööd ette võtma. Ja teine asi on muidugi see, kus mehed jäävad nii-öelda memmekateks. Ehk et nad ei eraldu emast ära ja tulemuseks on see, et mees on nagu, ta on juba naise sees, tal ei olegi nagu põhjust, tal ei ole potentsiaali, sellepärast et mind ei ole sealt nagu eemale tõmmatud, eks just. Potentsiaal tekib eemalolekust. Ja kui emas näiteks on kas ema on olnud väga ülehoolitsev, niinimetatud ahviarmastus, eks ju, või mingil muul, see 7-aastaselt see eraldumine, see toimub tegelikult ema-isa koostöös. Ema tõukab ja isa tõmbab mingit moodi ära, eks ju. Ja kui nüüd ema on selline, kes ei lase lapsel nagu välja kujuneda, kas muretseb üle või lihtsalt on tohutu nii-öelda kanamamma, kes ei lase mitte midagi lapsel endal teha, siis ei teki seda emast eraldumist ehk ei teki seda potentsiaali. Ja siis on tavaliselt need mehed ka abielluvad niimoodi, et nad hakkavad, ütleme, et nad nagu tunnetavad oma potentsiaali, eriti võõraste naiste puhul ei olegi nagu väga probleemi. Aga oma naise puhul, kui nad on muutunud lähedaseks, siis nad hakkavad väga kiiresti nägema selles naises ema, alateadlikult muidugi. Ja põhimõtteliselt on selline olukord, kus tavaliselt nad leiavad ka sellise naise, kes on piisavalt ebakindel ise, kes ei julge nagu meest eemale lükata. See on üks naise roll muudes. Ja siis on mees põhimõtteliselt paneb sisse ja ei liiguta enam. Ehk et ta jääbki sinna naise sisse, see on tekivad sellised susssuhted, kus muu kõik võib olla suurepärane, aga seksuaalset pinget selles suhtes ei ole. Naise osa selles on nüüd selline, et see armastus või mehe-naise suhte dünaamika on selline, et mees tahab naise sisse minna. See on nii-öelda mehe soov kogu aeg, see on see mehe tung. Kogu aeg ma tahaks naist vallutada. Naine omakorda kogu aeg lükkab meest eemale. Aga niimoodi natuke parasjagu, et laseb jälle sisse ja lükkab jälle välja tagasi. Ja laseb jälle sisse ja lükkab välja tagasi. Ühesõnaga, et ta peab kogu aeg seda potentsiaali nii-öelda säilitama. Sest kui naine on piisavalt ebakindel, siis ta ei julge meest eemale lükata. Ja ütleb, et tuleb igasuguse vastupanuta laseb mehe enda sisse siis nii-öelda piltlikult. Ja siis mees jääbki sinna. Tal ei ole enam põhjust välja minna. Ja siis kaob see seksuaalne särin sealt vahelt ära, sest seda särinat hoiab naine just selle mänguga, selle eemale hoidmisega. See on kogu aeg dünaamiline mäng, sellel ei ole, põhimõtteliselt ei anta kunagi puhkust. Seal toimub üks pidev selline vastastikune mäng.
Vot, ja nüüd ühesõnaga, nagu ma siis nüüd ütlesin, mees, kui ta on emast eraldumata, tal puudub see potentsiaal ehk potents. Ja siis ta nagu, noh, ta on oma hingelt on ta kogu aeg naise sees ehk ema sees. Teine variant on see, et isa on ta kastreerinud nii-öelda, talt on see julgus naist vallutada ära võetud ja siis ta ei julgegi naist rünnata. See on samamoodi, ta valib sellise naise, kes üldse vastu ei hakka ja siis kukub see suhe samamoodi nagu ta muutub üheks ja ta jääbki üheks. Ehk et see seksuaalne pinge, see mäng edasi-tagasi, see kaob ära. Ja vot elus on nüüd, ja eluga on täpselt sama asi, ehk et need mehed tavaliselt on väga sellised vaata mehe asi on ju tegelikult minna välja ja avastada, leida midagi uut. Mees on selline uue leid ja naine on nagu vana säilitaja. Ja kui mehel võetakse see vahekorda astumisel, vallutamisjulgus võetakse ära, siis see väljendub tal absoluutselt kõikides piirkondades või kõikides suundades, mis ta elus teeb. Tema potentsiaal on üldiselt madal, ta ei saavuta midagi, ta ei huvitugi millestki, ta tahab pigem kõike hoida, ta tahab kogu aeg olla selles nii-öelda vaikselt oma emakas. Vot, et see oleks siis nii-öelda see tänane potentsi jutt. Ja nüüd ongi meie saade on nagu läbi tänaseks. Teiega oli taas jälle väga vahva siin koos olla. Ja kohtume teiega siis 2 nädala pärast jälle. Aga seniks ikkagi tellige meie saadet, kirjutage kindlasti sellele meilile, mis te siin all näete. Ja ka tänaseks siis kõike head ja nägemist. Tšau, tšau!